Tere tulemast Hea Taro kanalile. Vaatame, milliseid sõnumeid on kaartidel edastada täna hamburitele. Täna laon sõnumite saamiseks keldi risti. Esmalt laon ühe kaardipakiga kaardid lauale ja siis koos teise kaardipakiga hakkan kohe ka selgitusi andma. Tegemist nagu ikka üldiste sõnumitega. Seega võta kaasa ainult see, milles ennast ära tunned ja jäta teised sõnumid teistele. Nii, hamburid. Aga hakkame kohe pihta. Esimesel positsioonil on siis selline olemuse pluss siis ristav energia, väljakutse energia. Võtame siis sinu praeguse olemuse energia. Puudu kaart. Selline väljakutse ristav energia siia juurde. Surmakaart. Nii, aga mida sa arvad, et soovid, tead, selline alateadvuse energia? Õiglus, kõik on suure arkaani kaardid, õigluse energia, siis möödunu energia. Mõõkade 10, aga tagurpidi. Siis mida sa selline teadlikkuse energia, et mida sa arvad, et sa soovid, mida sa arvad, et sa tead, mida sa arvad, et juhtub, selline teadlikkus. Siin on sauade 10. Nüüd, mis on tulemas? Selline lähitulevik, mis siin mõjutab. Müntide 2, mingisugused valikud. Siis vaatame, kuidas sa ennast ise näed, tunned selles olukorras. Jälle valikud, sauade 2. Sinu keskkond, et siis välised mõjutajad, teiste energiad. Õnneratas. Siis selline, mida sa, mingi nõuanne või hoiatus, soovitus. Nii. Karikate 5. Ja mis juhtub järgmisena? Mingisugune tulemus, mis on ootamas. Mõõkade 7, väga kaval taktikakaart. Nii, aga ma liigutan neid natuke siia poole. Nii, aga hakkame siis kohe pihta. Nüüd puudukaart on siin see olemusenergia. Minu jaoks on selline pausi energiakaart, kus nagu ma ootan midagi, millegi või kellegi osas on asjad pausi peal. Asjad ei liigu ja ma tunnen, et ma ripun millegi küljes, võib-olla mis kuidagi ei edene. See võib näidata, et vahel ma tunnen ohvrina ennast, et mind on kuidagi pandud väga ebamugavasse olukorda, kus mul ei ole nagu hea olla, samas ma otsin nagu väljapääsu. Ma otsin teisi võimalusi, ma otsin teisi vaatenurki, et puudu kaart üldiselt kutsub vooluga kaasa minema. Ja see väljakutse ongi mingisugune muutus, kohaneme mingisuguse muutusega, just kui ma pean midagi maha jätma ja midagi muutma ja see kuidagi ei ole nii lihtne. Puudu on tihti, et ma ripun mineviku küljes kinni või mingite asjade küljes. Mul ei ole väga mugav olla. Ja võib-olla ma proovin ka midagi kontrollida, aga surmakaardi puhul just näitabki, et siin ei ole midagi võimalik kontrollida, et see ei ole, see lihtsalt asjad lihtsalt lähevad nii, et see ei ole nagu minu võimuses kõike seda muuta. Et kõik see, mida ma nagu takistan, nagu ma seisaksin mingile muutusele mingil määral vastu, et selline tunne on. Samas ma vajaksin millegi osas nagu muutust. Midagi on nagu paratamatu, aga see on suur väljakutse. Ma võtan siia puudule ühe kaardi juurde. Karikate 9. Miks ma ei taha, et midagi muutuks? Sest karikate 9 puhul siin on olnud, mul on kuidagi, ma ei tea, kuidagi selline tunne, et ma pean seisma enda heaolu eest. Või siis see, mille küljes ma ripun, siis seal on midagi head, millest ma ei taha lahti lasta. Karikate 9 on selline energia, kus seal on minu unistused. Seal on mingisugused unistused, mida ma võib-olla loodan, ja ma ei suuda neid kuidagi lakata lootmast midagi. Ja ma ripun selle küljes, isegi kui see kuidagi venib ja see ei too kasu mulle.
ja ma peaksin minema ka muutusega kaasa, leppima sellega, mis nüüd on tulemas, mitte rippuma selle küljes, mis on olnud, sest siin on midagi seotud minu soovidega, midagi, mida ma soovin või ihaldan, et see on minu unistused, minu unistuste elu, et selline nagu mingisugused naudingud, rõõmud, hästi heaolud, tunded, minu soovid, aga kuidagi palutakse, mine, muutu. Siin alateadvuses, seal, kus on ka alateadvuse energia, siis siin on kaalude energia, siin on mõnel lamburil juba skorpioniga tegemist, siin on kaalude energia, aga õigluse kaart kutsub, võib olla juriidilisi tehinguid, et kuidagi ma pean teadma ja langetama õiglase otsuse. Õigluse puhul on energia, kus ma ei tohi kuidagi ego peale, nagu, et siin on ka tüdrukul on silmad kinni, et ma keskendun hästi faktidele, ma keskendun teadmistele, mitte et lasen oma tunnetel ja egol võimust võtta millegi üle, ja ma tean seda, alateadvus teab seda, et ma ei saa vaadata asju oma piiratud vaatenurgast. Ja siin ei vaadata asju piiratud vaatenurgast, et ma juba olen proovinud leida lahendusi. Aga ma pean nagu faktidele silma vaatama, ma pean hästi kaaluma oma võimalusi, ma tahan, millegi pärast on vaja tõde, võib-olla on vaja rääkida mingisugused asjad, mul on vaja tõde, ausus, selgust, karmaga kaart, tegudel on tagajärjed, et otsustel on tagajärjed ja ma pean tegema targa otsuse, see on mulle kuidagi oluline. Hamburi enda energia, sauade kuningas, riski võtmine, ma teen ära, ma saan hakkama. Just kui ma tean alateadvus, ma tean, et ma pean kuidagi hästi faktidepõhiselt targalt käituma. Sauade kuningas on koostöökaart. Mul on vaja koostööd kellega, selline julgus võtta risk, julgus ära teha, julged otsused, julged sammud. Ma näen suuremat pilti, siin on toodud selline nägemise, et leian uusi vaatenurku, leian uusi võimalusi, proovin mõista, proovin aru saada. Kuidagi enda väljendamine on ka oluline, minu soovide väljendamine on oluline, aga sauade kuningas saab hakkama, ta võtab riski, siin on ego ka, ma olen julge, ma olen vapper, ma saan hakkama, mis iganes mulle elu toob, aga siin on hästi tähtis kuidagi see tasakaal luua. Millegi osas, kas siin on, nagu ma ütlen, juriidilised küsimused või kui on otsuste tegemine, siis kuidagi väga pean kaaluma, mitte emotsioonide pealt, vaid see, mis on õige, mis on aus, mis on tõde, et see on väga tähtis, et saavutada nagu see tasakaal. Aga vapper energia, just kui ma suudaksin, siin on tahtejõudu millegi osas vaja, et saavutada midagi, on mul vaja kirge, julgust, tahtejõudu ja head koostööd. Et sauade kuningas on tegutseja, millegi osas on, ma tean, et ma pean tegutsema, aga ma pean tegema ausalt seda, õiglaselt, mingi õiglus on mulle hästi oluline siin. Nüüd möödunu, millest lahti lasta, on siin mõõkade 10, aga mõõkade 10 on tagurpidi ja minu jaoks mõõkade 10 on see energia, kus on juba, kui on tagurpidi, siis on juba näha paranemist. Ja kui nad on ka mineviku energiast, siis siin on mingisugused, mõõkade 10 on selline valusad lõpud tihti. Kuna see on tagurpidi, siis minu jaoks see on juba midagi olnud, see on juba selline paranemise energia, vahel ma tunnen, et ma olen seal põhjas nüüd ära käinud ja siit ma juba ronin välja, et ma ei ole enam siin põhjas, vaid see on nagu möödas. Selline ülespoole liikumine, uue mingisuguse lootuse leidmine ja selline ma saan hakkama, ma võin vastu. Ja see on energia, mis tegelikult ütleb, et sa suudad muutuseid ellu viia. Et on jõutud sellesse punkti, et see minevik, siin on midagi väga valusat, aga see on nagu olnud. Võtan siia ühe kaardi veel. Ops. Siin on müntide 5 ja siin on, see teeb veel valusamaks. Müntide 5 puhul
on selline kaotuse, hüljatuse, kõrvalejätmise, leina energiat. See on nagu keegi on mind külma kätte jätnud, see energia, et keegi on mind hüljanud, selline energia. Ei ole üldse lihtne, keegi on nagu ukse kinni pannud. Et teeb nagu selle lõpu vaesuse energia näiteks, töötuse energia, et ka sellised energiad. Et müntide 5 puhul on jah selline kaotus, ma nagu kaota midagi, nagu vaesun on ju. Et mind ei ole nagu kuhugi oodatud enam või kuidagi või kutsutud või kuidagi selline midagi, ma tunnen ennast ka siin nagu ohvrina, nagu ka siin, millegi osas ma olen nagu sundseisus. Et mitte, et see on minu valik, minu tahe, vaid midagi kuidagi nii on. Aga möödun energia, millest lahti lasta, just kui siin on näha seda, et juba selline energia, kus ma jah, liigun ülespoole. See on selline paranemise energia, kus ma olen valmis juba mingist näiteks valust lahti laskma, ma olen valmis tegelikult, see soovitatakse, nüüd võib edasi liikuda. Siin on muutus, mille ma olen vastu seisnud. Ja siin palutakse, et aga mine, vaata. Siin see, mida ma tean või tunnen, selline teadvuse, teadlikkuse energia. Et mis sa arvad, et juhtub kuidagi minu teadmine, siis siin on sauade 10. Ja sauade 10 on keegi, kes on suure koorma lookas. Mingisugune seljakott, mingisugune raskus minu õlgadel ja ma tassin seda ja ma olen peaaegu kohale jõudmas ja ma tassin seda raskust endaga. See näitab tihti, et kas mul on liiga palju kohustusi, midagi on liiga palju minu õlgadel ja ma tunnen, et seda on mulle ülearu palju, et ma ei jõua seda väga kaugele tassida, aga ma rühin. Lahti ka ei lase, sellepärast, et mingisugune eesmärk, midagi hakkab lõppema, ma pean selle koorma jõudma sinnani tassida, siis ma saan kuidagi kergendust. Aga see näitab tihti, et vahest juba selline oht läbi põleda, aga millegi osas on midagi minu jaoks liiga palju. Ja sauade 10 puhul on energia, kus tekib selline, võib-olla ma olen võtnud endale liiga palju ülesandeid või kuidagi ma tunnen, et kuidagi kohustusi on nii palju, mis võtavad või see raskus, mis minul on, et see võtab mult selle rõõmu ära, et ma tahaksin võib-olla tegeleda asjadega, mis mind rohkem rõõmustaks, aga ma olen millegi all lookas. Midagi on justkui mulle liiga palju kanda. Koorem on suur, võib-olla kohustused, võib-olla vastutus. Kuidagi tunnen, et see midagi ahistab mind ja ma tahaks sellel minna lasta, aga ma tassin seda veel. Edasi. Keisrikaart. Mõnel juhul võib olla tegemist jääraga, aga keiser on, ma tassin seda valitseja energia. Loon endale tulevikku. Ma tassin, sest ma tahan, et mul oleks parem tulevik. Ma pean veel vastu pidama, sest ma teen seda oma tuleviku nimel. Sest keiser on energia, kus ma midagi juhin. See on juhi energia. Et see võib olla seotud ka mõne juhiga. On ju? See on mees energia, hästi maskuliine energia. Et kas ma olen ise juht või on seotud, võib olla ka seotud mõne meesterahvaga, kes on selline boss ja liider, juht. On ju? Aga see võib ka olla, et ma olen ise, ka naiserahvad võivad olla ise, et ma ise juhin enda arengut, enda elu. Ja siin on selline julgus, siin on vastutuse võtmine, siin on ambitsioonid. Ja see eesmärk, miks ma selle koorma all olen või miks mul nii palju kohustusi on või miks ma olen valmis seda veel natuke aega tassima, on sellepärast, et ma tahan luua millegi pärast paremat tulevikku. Aga seal on vaja mingisugust metoodilisust, mingisugust kindlameelsust. Ja samas ma pean suutma säilitada mõistmise, kaastunde, mida ka siin näitab. Ja ma pean suutma kuidagi muuta. Ma pean laskma millelgi minna. Eesmärk on ikkagi minu soovid, minu unistused. Nüüd lähituleviku energia, mis on tulemas, siin on müntide 2. Müntide 2 on selline tasakaalustamise koht, valikute koht. Siin on näha ka sauade 2 kohe. Valikud. Müntide 2 on energia, kus võimalik, et tuleb teha mingisugused otsused. Ma proovin tasakaalu millegi osas leida. Pean olema võib-olla kuidagi leidlik. Kohanema millegiga. Siin on ka muutus. Ma pean kohanema. Valikud.
kas lasta ühel mündil minna või mitte. Müntide 2 puhul ei pea tegema kuidagi väga kiiresti otsuseid. Müntide 2 puhul ma saan hakkama. Tugevus. Siin lõvienergia, mõne võib olla tegemist lõviga. Nagu ma just ütlesin, ei pea tegema väga kiiresti, siis jõu või tugevuse energia on energia, kus ei kiirustada. Siin kannatlikkus toob kasu. Just kui ma pean olema väga kannatlik, mõtlema asju läbi, neid valikuid ei tasu kiirustades teha. Otsuseid ei tasu kiirustades teha, just kui ma tulen toime nii ka, isegi kui see on väga raske. Sest ma saavutan midagi, tugevuse puhul see on energia, kus võivad olla väljakutsed, aga takistused ületatakse rahulikult, tasakaalukalt. Tugevus, siin on nagu see raevukus ja rahulikus, ma võin sisemiselt olla väga, väga raevus, aga ma välja näitan, et kõik on minu kontrolli all. Ja selline sisemine jõud, sisemine tugevus, see on tervenemise taastumise energia, mida on tõenäoliselt vaja vaadates siia mineviku poole. Aga see on rahu säilitamine, et kuidagi on oluline otsuste tegemisel säilitada rahu, selline leebe mõjutamine nagu heaga. Et ma saavutan edu ainult heaga, kannatlikkusega ja samas ma ei tohi välja näidata võib-olla siin selle tugevuse puhul mul tekib sellist hirmu, kahtlemist, kõhklused. Ma olen väga enesekindel, ma näitan välja väga enesekindlalt. Aga otsuste puhul tuleb teha selline, võtta aega, mitte kiirustada, aga minu jaoks tugevuse puhul ei tohi ka leppida kuidagi vähemaga, sest ta on lõvi energia, kus lõvi on uhke loom, et nagu lati alt ka ei lähe. Et ma pigem ootan, et saavutada see, mida ma soovin. Et kuidagi selline tunne tekib, pigem võtan rahulikult, aga kindlasti kannatlikkuse ja see on selline energia, kus ma lähen väljakutsetele püstipäi vastu. Aga kui on otsuste tegemine, kaalumine, siis ma ootan, et saavutada see parem tulemus. Nüüd, kuidas ennast näed, tunned selles olukorras, siin on sauade 2 ja sauade 2 puhul on jällegi energia, kus 2 teed, võib-olla 3 teed, 4 teed, selline võimalust otsimine millegi jaoks. Ja kuidas edasi? Võimalused, valikud. Siin võib olla rohkem kui 2 teed. Sauade 2 puhul võivad olla kõik minu tulevikuteed, kuhu ma liigun, kõik väga positiivse tulemusega. Et see on energia, kus võib midagi põnevat saavutada. Siin on, tehakse plaane millegi jaoks, et ma olen valmis kuidagi oma mugavustsoonist välja tulema tegelikult. Ma olen valmis avastama, vaatama ettepoole. See viitab tihti sellisele, see on selline seikluste ja võimaluste energia. Võimalik, et on vaja teha otsus. Ja siin on ka, et kas ma valin seda, mis on minu jaoks parim, südame järgi valimine. Et see on see unistuste energia, et midagi, mida ma ootan. Et kas ma hakkan oma unistuses elama. Eraldumise energia, eraku kaart, neitsi energia kaart. Eemaldumine, mõtisklemine. Eraku puhul, see on ka nagu siin poodu kaardil, selline vaikuse pausi energia, kus on selline sissepoole vaatamine ja selline sisemine tarkus, kuidas edasi. Ma mõtlen läbi, kuidas edasi. Mul on hästi palju küsimusi kellegile, millegi kohta, aga mul kuidagi ei ole neid vastuseid või mul ei ole neid kellelgi küsida. Ja ma proovin lihtsalt eemaldudes, näiteks vahel on vaja kelleskist eemalduda või mingist olukorrast eemalduda või ongi eemaldatud, et mõista, mis see on, mida mina tahan, kuhu mina tahan liikuda. Selline seespool vastuste leidmine, mõtisklemise, meditatsiooni energia, kus võetakse aeg maha, eemaldutakse näiteks ka kiiresti elust. Ja siin on ka, et kuidagi mina ise pean suutma keerulistest olukordadest välja tulla. Mina ise pean suutma väljapääsu leida, selline tõe otsimise, enda sees tõe otsimine. Millised valikud? Mul ei ole nagu, keegi ei saa teha minu ees seda valikut, mina pean tegema. Aga kuidagi on mul palju küsimusi, millel ei ole vastuseid.
et ma tahaks nii neid küsida, mul ei ole neid kellegilt näiteks küsida, sest siin on selline, erak tekitab minul alati millegi osas või kellegi osas sellise eraldumise energia. Et nagu distants on vahel, et mõtisklen, otsin seda sisemist tarkust, kuidas edasi. Nüüd keskkond, siin on õnneratta kaart, et see võib näidata kedagi, mingisugust pööret, kas keegi ootab minu suhtes pööret, aga see on minu jaoks selline saatuse energia. Siin võib tulla pööre minu kasuks, midagi soosib mind, see on minule soosiv keskkond, midagi võib-olla, mida ma ei uskunud või ei oodanud. Midagi liigub minule soodsas suunas. Mingisugune ootamatu pööre võib see olla, millega ma ei olnudki, see ei ole nagu minu kontrollitav, et energia ja see toob müntide 10. Väga uhke kaart. Kui see on tööalaselt väga hea, müntide 10 on pärandienergia, see on perekonna, minu jaoks tihti perekonda näitab tööd, perekonda, külluse ja jõukuse energia ja pööre selles osas minu kasuks. Müntid on üldse selline stabiilsus, turvalisus, tervis, on ju jõukuse, külluse energia. Ja see võib näidata stabiilset koostööd, rahalisi, materiaalset, rahalise heaolu paranemist, on ju. Aga sellist mingisuguse perekond, püsiv, traditsioonid, pööre minu kasuks. Just kui mingi keskkond soosib midagi minu kasuks. Midagi võib olla, mida ma ei oodanudki. Midagi läheb justkui paremini, kui ma võib-olla ei osanud oodata. Ma ei osanud võib-olla kuskilt sealt sellist tõuget näha, et see on väga positiivne energia. Nüüd hoiatuste või nõuandekaardi peal, siis seal on karikate 5 ja karikate 5 on väga kurb energia ja hoiatuste või nõuande koha peal, siis see on energia, kus selline puhas kaotuse kurbus ja karikate 5 puhul see on energia, selline, ma oleks nagu millestki ilma jäänud, samas mul on midagi, millele keskenduda, ma lihtsalt ei keskendu sellele, sest ma igatsen seda, mis mul on olnud. See on mure ja kurbuse kaart. Ma olen võib-olla kellegi pärast mures või lihtsalt tunnen. Aga siin näitab võimalust. Uut võimalust. Just kui ma olen midagi kaotanud, aga müntide äss näitab uut võimalust. Et mitte keskenduda sellele kaotusele, sest midagi on tulemas, mingi pööre on tulemas ja siin on uus võimalus. Müntide äss on uute võimaluste kaart, just nimelt millegi turvalise, stabiilse, püsiva jaoks. Et just kui midagi, mida ma olen kaotanud, et see tekitab sellise tunde, siis siin on uuesti võimalik midagi luua. Sest see on äss, uus algus. Näiteks uus püsiv armastus, uus töö, uus investeering, uus rahaline võimalus, mida panna kasvama. Tervisel ka uus võimalus, millega osas parandada. Nüüd, mis juhtub järgmisena või selline tulemus, mis on ootamas, siis on mõõkade 7, mis teeb mind ettevaatlikuks. Just kui kellegi osas ma peaksin olema ettevaatlik, sest mõõkade 7 puhul on selline petturluse kaart. See kaart kutsub meid olema valvas selliste salakavaluste, pettuste, reetmiste osas. Et pettusele palju vorme. Võib-olla ma pean ise kellegi osas kasutama mingisugust taktikat, et siin võetakse vaenlaselt relvad, on ju, et ei saaks suuremat kahju teha. Ma võtan siia juurde ühe kaardi ka. Karikate 10. See võib olla keegi, kas kellegi osas või kellegi nimel. Karikate 10 on väga ilus harmooniline kaart. Karikate 10 on kaart, kus see on kaart, kus on kogukond, armastus, õnn, perekond, hingesugulus, on ju. Hästi harmoonilise suhte kaart, aga ma pean olema ettevaatlik kellegi osas või kellegi nimel. Kas minu kellegi lähedaste osas ma pean, et siin on selline taktikakaart, et just kui keegi ei ole minuga 100% avatud ja aus. See minu ootus on siin see karikate 10. Aga ma pean olema kuidagi pisut ettevaatlik või ma lihtsalt olen, sest ma olen midagi kogenud, et ma
siin on usaldamatuse energia, kas mina ei usalda või ei tasu mul kedagi usaldada, et sest siin on nagu, siin võib olla keegi, kellega mul oli kõik võib ka nii olla, või siis on kellegi nimel. Tasub olla ettevaatlik, justkui keegi, ma ei saa millegi pärast või minus ei ole veel seda usaldust kellegi osas. See siin karikate 10 on sellise püsisuhte energiaga, aga samas see mõõkade 7 teeb mind ettevaatlikuks. Et tasub ettevaatlik olla, et see nagu mõõkade 7 või siis ma pean ise olema kaval ja kasutama taktikat, et midagi saavutada. Et pean olema võib-olla kaval, et saavutada seda karikate 10, et siin kuidagi võib-olla ma ei tohi ka, no võt, selle mõõkade 7 puhul võib-olla ma ei tohi ka ise endast kõike avada, vaid pean endasse midagi hoidma. Et kohe väga avatud kaartidega võib-olla ei tasu, et kuidagi kutsub olema natuke ettevaatlik just nimelt sõnadega, sest mõõgad on suhtlemise energia. Et tasub oma sõnu hästi kaaluda, sest siin on midagi väga ilusat, mille nimel kas ma seisan või mis on tulemas. Just kui tasub hästi valida strateegiat, natuke selline kaval energia, natuke trikitamise energia, et ma pean millegi osas olema natuke kaval, kasutama taktikat või siis ise olema ettevaatlik kellegiga suheldes, mitte olema väga avatud ja aus ja kõik kuidagi kandikul kohe andma. Et pean natuke taktikat kasutama. Aga seekord sellised sõnumid, Hambur. Suur-suur aitäh, et kuulasid.